täna. Kus me täna tulnud olema? Mielekööki, endiselt. Again. Me hakkame siis seda mielekööki täna jälle kasutama. Täna me hakkame tegema... Dubai šokolaadi. Kelle ei oska teha? Ei no, ma arvan, ma saan hakkama, aga ma ei ole parem teinud. Ma olen 2 korda teinud, 1 kord keerasin pekki, teine kord tuli enam-vähem välja. See on räme kaloripomm. Oota, ma tahan seda ka öelda. Mul üks asi öelda. Et siin toimuvad meeles need päris kokandusklassid, kus saad igast asju õppida. Mitte nagu meie sugused on ju, aga päris nagu kokad õpetavad asju tegema ja siin järgmine 26 ja siis saab croissante teha. Ja, kindlasti tuleb mingid ägedaid koolitusi veel või neid kokaklasse. Ma arvan ka, aga jah. Tasub hoida silma peal. Let's go. Alusta palun kataifi lõikumisega. Okei. Ma võtan terve selle tüki siit välja või? Ja. Kogu see läheb ära. See on nagu see ju, see suss, vaata, mis haiglast paned jalga. Ei, ma ei saa, ma panen juuksed kinni. Kui ma mõtlesin, et ma olen nagu kettinud, ma teen lahtiste juustega, ei. Keegi ei ole harjunud niimoodi olema lahtiste juustega. Teen selle Teko kooli kokaõpsi selle sonksi pähe endale jälle. Let's go. Umbes nii palju või? No ma ei tea, pane, vaata. Issand, kui kuldasid pealt on. Altpoolt on nagu siuke vähe iskeb tükike. Moist või? Moist, jah. Moist tükk. Ootega, mis katiifi on üldse? Ma ei tea. Ma võtsin, sa raudselt guugeldad välja. Ei, ma ei ole nii täpselt uurima, ma lihtsalt vaatasin mingeid videosid natukene, et nagu oleks aimdus, mida me teeme. Ma võtsin paki ära, ma ei tea, mis see on. Mingisugune pastry ilmselt ikkagi on, et... Riis. Ei maitse niisama, et... Mida me selle katiifiga teeme üldse edasi siis? Mis see plaan on? Kui sa teed selle katiifi lõikad ära, siis me paneme selle panni peale 50 grammi võiga. Okei. Ja ma panen selle või juba sinna, samal ajal kui see praeb, siis sulatame natuke šokolaad. Ühesõnaga, seda lõigates on hommikule trenn tehtud. Ma arvan küll, mul oli ka päris raske. Päris siuke tihe värk on, jah. Tihke. Palju see 50 olla võib? Nii palju või? Jumal tänatud, et seda rohkem lõikama ei pea. Kus see pliit tööle läks? Siit? Ta peaks viskama. Ja, siis ma arvan, et 6 on timm. Selle katiifi praadin ma siis nagu kuldpruuniks, jah, nagu ma olen aru saanud. Võtan. Jätan sulle praegu selle tegemise. Pingin seda võitsin natukene. Ja, let me try then. Nii. Mis numbri peal seda tehakse? Sa teed teistmoodi, jah, ma teen vesivanil. Ma selle valge teen niimoodi. Take it easy. Saate tee koostööd, juu. Rahulikult. Tundega. Mul on siin siis minu see minivorm, kui väga palju seda sisse ei lähe ja siis ma teen mingi huge need muffini vormi omad ka, nii et let's see. Aga kas selle valge šokolaadiga on ka sama, et paned algus mingid tükid ja siis... Ei, ma seda vähemalt nii teinud. Jah, ujub. Aga ma sain just aru, et ma ei tohi seda vett panna, vee vastu panna seda otsa, et ta peabki nagu üleval olema niimoodi ja siis ta hakkab sulatama. Ma olen alati niimoodi teinud. Okay. No reaalselt nagu kõigil on mingi 70 erinevat viisi, kuidas õige on ja siis kõik üritavad mulle õpetada iga kord, kui ma ütlen, et mul läheb pekki ja siis mul ei tule ükski kord välja, mitte ükski asi. Sest kõigil on mingi haigelt palju arvamusi. Proovi siis elada niimoodi. Ja see või on ka nüüd sulanud. Viskan selle katiifi peale, siis. Kõik panen ära siis, jah? Jah. Ma võtsin liiga suure lõike lauaga. Nii, ma nüüd vaatan, kas ma saan hakkama. Mul on nüüd see valge šokolaad siin on ju. Juba hakkab kõvaks jälle minema. Ruttu tegutsema ühesõnaga, võtan oma vormikesed. Jah, mina võtsin sellise vormikese, nii et saab mitu erinevat teeme, jah. Siis ma võtan selle siit põhjast. On ju, ja sprinklein seda siia põhja niimoodi. Ma kuivatasin pabersalfakaga ära, nüüd 1 tükki. Näed siis, on niimoodi siin põhjasse, niimoodi jääb siia. Oih, lusikas kukkus siis. Mul on juba igal pool laiali see valge šokolaad. Mõtlen, et äkki ma peaks ka lusikat ja kuskilt, kas võis olla siin? Teised seal on ka samad siis. Või kui pisike lusikas. Tuleb arvestada, et see šokolaad on a bit messier kui your original mood asjad. Oi. Meil lendas küll üle.
mul lendas ka terve pliit ja kõik seda on päris raske segada, nii et ma ei imesta, et seda võib nagu kõigil juhtuda. Selleks mingit poki panni vaja või midagi. Nii. Ma saan nüüd siis. Siin põhjas on ka, aga need on weird, aga ma lähen panen need külma. Mul jäi Ketlini ühes sünnipäevast toidu seda sädelust ka, nii ma mõtlesin, ma panen seda ka veel sinna põhja, nii et ka kooluse valgusšokolaad. Ma dieedi ka, aga tundub, et see dieet täna läheb lakrast välja. No kõige peab kohe ära sööma ju, aga see on nii maitsev lihtsalt. Sa arvad, et mul on mingid willpowerit mitte siia. Aga ma proovin siis tumeda šokolaadi ka ära teha. Proovime siis tempereerida ja värki ja täna tunnen ennast palju targemana veel. Sa tead, mida sa teed. Paar katsetust on läbitud. Kõik letid tuleb alati puhtad õine. Nii, mina lisan siia seda roosat toiduvärvi nüüd natukene ka juurde. Ta oleks ikka värvilisem. Sa pane siis. Ma panen siis sisse, kui see keema hakkab. Sa võid juba panna, sest hakkab vaikselt sulama. Ja küll. Mul on ekstra dark chocolate, ehk siis kõige odavam 85 senti Prismas. Küpsetusšokolaadid on scam. Või mina ei usu. Täpselt sama asi, lihtsalt 3 korda kallid. Ma muidugi arvan, et enamus asjad üldse on scam. Ja kõik asjad on liiga kallid ja minu arusaam soodsast on hoopis teine kui kellil näiteks. No on ju! Ütle midagi, mis sinu jaoks on näiteks soodne. Lähed poodi ja see on nii hea diil. Kui leib on näiteks alla juuri, siis on päris hea diil. No siis on küll. Siin ei saa vaielda. No võt. No näiteks, ma eeldan, vaatad firma asju, on ju? Ei, pigem mitte. Ükskord sa ütlesid mulle, et sa otsid mingi firma jalanud ja sa ütlesid hinna ja minu jaoks oli kallis, aga sa ütlesid nii hea hinnakas see. Aga ma arvan, Hilfigeri tennised hea hinnaga. Kas see oli 10 eurot? See on hea hind, see on odav. No pigem siuke 40. Jah, maitsed on erinevad ka. Ja seda küll. Ma olen siuke basic, vaat. Nagu näha, siis ma kasutan riietest pükse ja bluuse. Need on need teksapüksid, mis ma sain seal sinu sellest riidekotist, mis sa tõid. Going strong. Aga väga hästi istuvad. Lõpuks ometi, mul nii raske teksapükse leida. Ma veel ise mõtlesin, et kas ma tahan neid endale või mitte, nii et Kettinil vedas. Teiega. See tuleb nii tükiline, aga kamagaks. Jalo, jah. Sul ikka veel keepse siin. Pan kinni või? Ma panen selle pruuni šoksi sinna peale kohe ka, et ma saan seda sama vett kasutada. Ai jaa! Kus sa tuled? Ta liiga kõva vist. Kõva temperatuur. Aga jah, see toiduvärv seda valge šokolaadi konsistentsi ei muuda, nii et saate ka toiduvärvidega siis, kes soovib teha. Jah, sest muidu seal ju tehakse igast värve neid, aga kõige odavam on valge šokolaadiga valge teha. Et kui keegi tahab kinkida, siis tehke nii nagu Kelly, aga kui keegi tahab lihtsalt õgida nagu mina, siis tehke nagu mina. Ei, no muidu vist saab niimoodi ka, et ma unustasin selle üldse vahepeal ära. Aga vähemalt värv on õige. Issand, ma nägin mingit videot, et pandi lihtsalt šokolaadi vahele ka seda pistaatsiakreemi ja katifit ja siis pandi teine šokolaaditükk peale ja siis võeti ampsu vaata. Teine variant on see, et sulanud šokolaadi seest või Nutella seest paned ka kõik need katifid asjad läbi ja saad ka rusika pealt ampsu võtta, nii et see on nagu siuke lihtne, kiire miil. Issand, kus see lendab üle. Jaa. Issand. It's not easy. I can't lihtsalt. Kuristame ära. Äkki peaks igaks juhuks selle kuumuse väiksemaks panema. Sa panid kõrgemaks? Ma panin just kõrgemaks, et ta sul praadima hakkaks. Tundub siuke very gentle stuff, et... Eks siin meeles saab nagu selle, et ma vaata ei saa kodus oma asjadega hakkama, aga äkki siis, kui on mingid profi asjad ja õiged asjad, et siis nagu tuleb välja lõpuks õigesti. You know? No mulle siin köögis näiteks meeldib see, et see puhur on mega vaikne. See on lihtsalt, sa kuuled oma enda mõtteid ka, kodus on see, et see undab niimoodi teise tuppad. Laps midagi hüüab, sa mingi, emme ei kuule praegu. Ma olen nii annoid nendest, nagu mul on ka vana korter ka. No täiesti. Peabki siia kolima, mitte kodus kööki vahetama. Ma hakkan lihtsalt siin süüa tegema värku. Oi, jälle, oh my god. Lihtsalt lendab. No see on mingi paar tükki. Ei, ma ei saa. Ma lihtsalt ei saa. Panid mulle juurde. Ja kas neid pisikesi neid oli veel või? Midagi kärsab. Katifi, ma arvan. Ma arvan, et selle peab panema ikkagi väiksemast. Aga viitsid vahepeal selle korra üle võtta, siis ma üritan leida selle pisema selle. Koha.
jätan nad sinna praegu, ma arvan, et tegelikult vahet ja ma arvan, et see natuke kärssab siin. No ma arvan, et okei on juba kah. Ma võib-olla tegin liiga vara selle šokolaadi ka endale. Ta peaks olema ikka kõik suht siuke kuldpruun, nii palju kui ma videos nägin, aga sa oled teinud ka. Ja sorry, ma õpetan vähem. Ta lihtsalt ei suuda võimu käest anda. Nice. Oota, ma võtan igaks üks vet vähemaks. Pärast pudiseb üle. On juhtunud küll kodus nii, et... Ühesõnaga ma tempereerisin praegu, ma muidugi unustasin sulle öelda. Et ma sulatasin šokolaadi ära ja siis panin seda paar tükki lihtsalt ilma sulatamata šokolaadi siia sisse ja segasin ta siia ära ja nüüd loodame, et saab asja ka. No see tempereerimise point on selles, et ta jätab selle šokolaadi läike alles. Nii palju ma lugesin ja sain aru. Kookosõli võib ka panna, kus tahab, siis ta jätab ka läike. Ja kellel on musta värvi köögimööbel, näiteks kraanikauss, siis kookosõliga üle tehes ta aitab ilusti selle läikivaks tagasi teha, nii et mingid little life hackid. TikTokist? Ei, päris elu. Valge šoks on nüüd siin põhja ära. Ma juba tunnen, et hästi kõva. Kuule, ma ei pannud külma ju. Mine mõne ikka. Sa pead nüüd juhendama. Sa juba tead nii palju. Ja ma tean neid lillnippe. See on ka üsna lillnipp. On sügavasse panna vahepeal. Ja ma võtan siis seda šoksi ja ma küll nii uhkelt ja ilusalt ei teinud kui nendes videotes, aga iga üks teeb oma moodi. Ja kõik tuleb siis ikkagist võrdselt ära jaotada siia sisse. Kõik ääred ja asjad selleks ajaks, kui me hakkame seda kui ma panen veel väiksemaks, see läheb siin juba lappe. Seda segama, siis me paneme need jälle külma. Issand, ma olen niimoodi pudistanud. See on jumala vähe, mul kodus oli ikka nagu 10 korda hullem. Juba hakkab külvuma kurja. Aga mõnusad suke krõbedam on küll selle labida all. Siis ta on hea krõmpsul juba ambal ka. Seda tundub liiga palju meie nende vormide peale, aga... Seda saab niisama ka süüa, see segu on täiega hea niisama, aga ma panin kodus üksinda niisama ka, et ei pannud kuskil sisse teda. Ma vaatan, mis see minu šokolaad teeb siin. Ta on siuke mingi, on ta, mis ta on ju. Panen ta külma. Ja nüüd bigger challenge on need kapid täis saada seda šokolaadi. Ma loodan, mul jääb alles ka veel seda. Juba mul kõik kohad täis seda šokolaadi, eelmine oli samamoodi. Aga ma loodan, et see lõpptulemus on ikkagi sama kui see, mis ma proovisin. Vast ikka. Looda saa. Lootus on lollide lohutus, on ju? Aga ma ei tea, äkki oleks ma pidanud siia panema veel paberi sisse. Tundub weird flex. Oota, aga kas mingid väiksed tükid või terve selle šokolaadipatooni peaks panema sinna? Ma panen vist pool veel. Ma ise teen Milka šokolaadi, kes oli Maximas oli hea hinnaga. Mina panen lihtsalt lõpus paar tükki. Mingi, ma ei tea, sul on 4-5 tükki äkki. Panen sisse nagu. Sa teed tumeda šokolaadiga või? Jah. Ma võtsin piimašokolaadi, ma isegi ei tea. Miks? Ma arvasingi, ma mõtlen dark chocolate. Oleks vist isegi võinud sama teha, aga... Ma tegin piimašokolaadiga, siis see oli natuke liiga magus minu jaoks. No mulle magus šokolaad või magusas šokolaadised asjad meeldivadki, nii et siis siis on siuke päris hea. Kuigi ta juba tundub siuke suht matjas. Mis see tähendab? Nagu ta ei ole nii läikiv kui see tume šokolaad, võib-olla lihtsalt sellepärast, et on heledam. Võib-olla tõesti. No minu meelest see tiifi näeb järjest ainult panem välja natuke veel ja... Ma ise juba võtsin ammu kodus selle aja peale selle ära ja segasin kokku. Aga see ülelendamine, see on küll ikka suht siuke error mu jaoks. Mul on nii raske leppida selle faktiga, aga ma praegu ei näe. Selleks oleks vaja seda vokipanni asja, vaata. Kõrgete äärtega. Ma ei saa aru, kas see on valge šokolaad või see on põhi. Ma arvan, et see valge šokolaad juba. Mul on küll praegu siuke tunne, et ma liiga vähe ostsin šokolaad. Nii, oota, selle ma sulatasin nüüd ära ja siis nüüd panen need tükid siia sisse või? Jah, võtta tulelt maha. Jep. 4-5 tükki mul on siin mingi 14, ei 12 tükki. Sul läheb ära nagu niimoodi. Issand, ma olen 3. juures. Ma loodan lihtsalt, et see tuleb nagu välja. Ma juba tundsin, kuulsin seda krõbinat, vaata, et ta tuleb juba siit üles lahti, nii et... Aga samas, kui sa nüüd paned šokolaadi peale, vaata, siis ta tuleb ära. Seda küll. Sama krõbin peaks olema siis ka, kui selle šokolaadi välja võtame. Ma keskendunud praegu. Jälle, kõige keskendunud. Köögis ma olen kõige rohkem vist keskendunud. Ta ei räägi lihtsalt, ma olen terve aeg üksi põhimõtteliselt rääkida. Ta segab ikka seda kaitifit, vaata.
ei no midagi, ma ikka räägin. Okei, mul isegi vist tegelikult tuleb sellest šokolaadist välja küll. Ma arvan ka, mul jääb üle isegi, mul on tunne. Aga samas seda läheb peale ka vaata pärast. Õnneks tuleb sisu ka. See šokolaadi valik oli väga magus, nii et... Minu eeskujul ei tohi küll väga midagi teha. Mul ikka siuke lippadi-lappadi. Go by my words, not my actions. Videotes tundus jah palju lihtsam seda šokolaadi siia jaotada, aga ilmselt ta ei ole nagu nii siuke sulav või selline, et siis peab rohkem siin kuidagi tegelema sellega. Okei, mul jälle tundub, et mul on liiga vähe šokolaadi. Mis on? Mul on liiga vähe seda šokolaadi. Paned rohkem täitet lihtsalt. Issa, ma sain lõpuks hakkama vist sellega. Nii. Kapid on täis. Šokolaada. Siuke. Salong siiski töötab samal ajal, kui me siin kokkame, nii et mingid hääled on täiesti normal. Ma annan selle töö sulle. Jep, saan ka katsetada. Palju seda tahiinit sinna sisse läheb üldse? Mingi 60 grammi. Paha sang on. Paha sang on tahtis ära libiseda käest. Selle samaga segame või? Või selle tusikaga segame? Pane need asjad sisse siia. Palju seda panema peal? 60. See nagu... Praegu nägi proovin seda, nii et... See on seesamine pasta, mis ongi põhimõtteliselt halva. Minu mõttes see pistaatsiakreem maitses ka nagu halva. Ma olin segaduses. See on vast rohkem. Oi, no... Mul läks rohkem, nagu mina juba. Käisin ühtedel türklastel külas üks hommikusööks söömas nende mingeid kohalikke, siis nad panid seda tahiinit ja igasuguste mingite pitade ja värkidega. Mine pekki, kui hea see oli. Peale seda ma olin nagu mingi, ma tahan koju ka seda. Eks ta lisandina kuskil sees on päris okei. Mis sa nüüd tegema hakkasid? Me teeme seda praegu. Ma olin distrakt, et sa rääkisid sellest tahiinist, nii et... Nii, pane nüüd siis kõige importantim ting üldse on ju. Pistaatsiakreem. Yeah. Palju seda peab panema? Kõik pane ära. Jah, yes boss. Mida rohkem, seda uhkem on ju. Negatiivit on päris palju ka, nii et... Ja sina tegid sellest ühe kreemi kogusest siis... 7 tükki või? Põhimõtteliselt küll, jah. Ta on nagu roheline Nutella. Põhimõtteliselt. Ta on pähklikreem ikkagist ju. Maitseb palju paremini kui tahiini. Nii, ja lusikaga segan ära nüüd või? Midagi muud ei lähe siia või? Ei. Kuulejad teha. Kas mu segamisvõtted on õiged või? Mina ei tea, seda pead sina mulle ütlema. Mulle meeldib see, et see kreemi kogus siin sees ei ole nagu too much. Ma olen paljudes videotes näinud umbes, et need jäävad suksed hästi suksed, liiga kreemised, vaata. Tahaks just seda krõmpsu vaata. Ja, see on see kogu point, jah. Aga iseenesest mingites retseptides ikkagist on, et see pistaatsiakreemi kogus on seal väga-väga suur. See, mis 220 on ju. Ja kuskil 300-400 pannakse tavaliselt. Aga Eestis maksab see üks purk ju elu hinda, et... Ma tegelikult ostsin 2 purki, et kui mulle väga meeldib, siis ma saan kodust teha. Ja mulle kusjuures pandi heiselnati kreemi ka veel kaasa, nii et see maitses ka päris hästi. Okay. Ja see veinipood on suht noor, ma käisin ka sealt ostmas. Jah, see oli väga asjalik koht ja parkimisega oli veits probleema. Ma ei saanud aru, kuhu see parkid, et ma panin ikkagi eraparklasse. Aga kiirelt käid ära, siis ma arvan, et midagi ei juhtu nagu. Nii, ma arvan, et see on seotud. Saame oma vormid tuua. Jep, ma nüüd jätkan sellega. Keda koristab. Nii, ühesõnaga, minul läheb süke väga välja. Ma ennem ei näidanudki. Mul juba hakkab küljest ära tulema see. Ta läheb katki ka mul. Mul on natuke süke. Mingi jõnks on sees, aga pole olla. Väikse lusikaga on parem idee. Mul on nii see väike, vaata. Mul ei ole mõtet siia selle suurega panna. Selle suure lusika igaks juhuks siia. Ühesõnaga, see tuleb siis siia laiali laotada, on ju. Oma vormide peale, kus iganes sa sees tahad teha. Ärge langege ohvriks ja ainult ühte vormi ei ole vaja. Võid teha igale poole, mis kodus on. Isegi minu arust osad teevad jää nendesse hoidjatesse. Vaata podcastis rääkisime ka, siis mul tekkis ka nagu mõte, aga siis ma mõtlesin, et... Kus see mõte läks ära või? See mõte läks Gemossi. Väike shopahoolik tuli välja poe. Ja mind lasti sellistesse poodidesse ka veel. See ei olnud ainukesi, mis ma ostsin nii, et... Okei, ma arvasin. Imelik oleks olnud, kui sa ainult ühe asja pärast oleks käinud. Plaan oli ühe asja pärast minna. Jah, nagu ikka. Ei no sellised poed on nagu heaven. Täielik heaven ja laps oli juba me lähme ära. Me 5 minutit veel. Kohe lähme oota. Ja siis jooksin ühest kohast teise kohta ja edasi tagasi ikka. Maitisid ka seda? Kusjuures ei veel mitte.
aga ma jõuan selleni, kui ma olen lõpetanud. Nüüd ma pean need suured muffinid ka veel ära täitma. Oota, jagub mulle ikka. Vaata kiiremini tegema lihtsalt. Ma ei pane siis alguses kohe väga palju siia. Aga neid on palju lihtsam täita. Balti jaama turul müüma minema neid. No ma arvan, et need läks rohkem peale. Sinu need sparklingud eriti. No vaatame, kas need üldse vormist normaalselt välja tulevad, nii et võib-olla see piimašokolaad ikkagi ei olnud kõige parem variant. Miks mitte? Ma ei usu, et selle eest väga asi on. Oi, neemagi. No ma ei ole selliseid šokolaadisid asju varem ise teinud, nii et küpsetised ja kõik soolane ja... Aga alati on esimene kord. On ju? See on äkki ma panin liiga täis või? Ma ei tea, vahet ei ole. Ma ei usu, aga saab see šoksi panna see peale küll. Ägid nõusi tekib selle tegemist rohkem kui siis ravioolidest. No vist on timbe. Ma arvan küll. Päris hea on. Kas selle peab külma ka panema või? Paar šokolaad peale ja siis lähevad külma. Ja ongi kõik, jah? No mul vist tuleb väga nii pinnapin selle šokolaadiga. On siin külgede pealt veel kokku kraamima ilmselt. Ma ei tea, kuidas nad niimoodi panevad seda, et nagu see asi ei lähe kokku neil selle šokolaadi. Mul see šokolaad lihtsalt igal pool. Ma ei tea, mul hakkab külge lihtsalt sellele. Sama. Kuidas nad nagu ilusti seda panevad? Võib-olla oleks pidanud korraks ikkagi külma panema, et ta tahaneks ära veitsi sisse. Mine pane. Mulle šokab peale või? Nüüd on juba hilja. Mul on alles üks see tehtud. No sul on 2 vormi ka. Päris hull mäkerdamine. On ju. Võiks nagu kuidagi palju paremini saada, aga noh. Ilmselt saabki. Aga mitte mina. Ma loodan, et see sädelus sinna kõik selle šokolaadi sisse nagu ära jupunud. Ma ei usu. Let's see. Ma panin päris ohtralt ka seda ikka. Isuga. Kaua see ikka mul seal kapis seisab pigem mõne šokolaadi peale siis? 2 aastat on mu sünnipäevast möödas. Vahest mingi joogi sisse olen ikka pannud. Very fancy. See toiduvärv on ka Ketlini sünnipäevas, kui ma tegin talle kaneelirulli mingit roosad. Ja roosad, jah. Ma ei puhastanudki ära endal. Okei, ma arvan, minu oma on valmis. Pa külma. Few hours later. An eternity later. Nii artsi on mul alati kõik asjad ikka. Paaris kohas šokolaad on ikkagi veits ära vajunud, aga ma proovin selle nüüd siit kätte saada. Mulle tundub, et see tulebki välja siit ja see mul on ka nii põnev. Mul see valge šokolaad muidugi kadus kõik ära vaata. Tuleb päris äge näeb välja ju. Vaata küll. Tada! Seda hakkame müüma. Ma proovin ka siis. Oota, ma tahan muhvrit ka. Ma võiks öelda, et maitse on päris sarnane selle, mida ma sõin. Aga seda... Ma arvan, et tugevama selle pistaatsia sisaldusega selle kreemi peab võtma ikkagi järgmine kord. Aga ma ei raatsinud, kui postikulu oli 7–8 euri. Mõtlesin küll, mis asja. Aga ikkagi näeb parem välja kui see, mida siin all on see krimi-kri. Ja nüüd ma tean, miks ma tegin seda. Räägin nüüd vähe. Tada! Väga romantiline. Aga maitseb hästi. Norm, jah. Ühesõnaga, mina soovitan teha ikkagi ühe korra elus läbi selle šokolaadi. Aige mäkerdamine, aga tore ka. Bye!